Tervitan kõiki eestlasi sellel imeilusal kevadisel päeval siin Lõuna-Eesti metsade vahel. Ja nüüd ma peaksin muidugi põhjendama, et miks me siin oleme. Aga me oleme siin lihtsalt sellepärast, et metsas saab istuda ainult väga lühikest aega varakevadel, siis kui sääsed pole veel välja tulnud. Sellepärast, et mulle ikka kangesti meeldib üks Uku Maasingu mõte, kes mõtiskles umbes sedaviisi, et vaat eestlased on tark rahvas küll, aga justkui ei ole sellist suurt vaimset süsteemi kunagi tekkinud nagu idamaades, ja tema ütles, et sääsed on Eesti kultuuri tuksi keeranud. Nii kui eestlane istub maha ja hakkab mõtlema, nii on sääsed kallal. Nii et kõik käib jooksu pealt. Aga vaat praegu me saame istuda siin imeilusas metsas ja mõelda kõiki neid ilusaid mõtteid. Ja minu teada 10 aastat tagasi küsiti ka eestlaste käest, et milline on te lemmikmets? Ja tuli välja, et just seesama mets, mis siin meie ümber on, et see ongi meie lemmikmets. Nii et kui me silmad kinni paneme ükskõik millises maailma punktis, siis kõige tõenäolisemalt meie silm ette tuleb umbes samasugune imeilus õhuline männimets. Aitäh, Valdur, et sa oled meid lasknud siia oma hingemaastikku või hingemetsa sisse, sellepärast et sind lugedes on ju nii selge, kuidas sa tunned seda kokkukuulumist metsaga ja maastikuga. Ja küllap see nii on, et kui võõrsil olles silmad kinni panna, siis selline mets tuleb tõesti pilgu ette. Meil on täna sind kuulamas tuhanded eestlased, kes aga elavad väga erinevates paikades ja neil ei ole seda luksust, et nende ümber on kevadine Eesti mets ja metsvint laulab. Võib-olla võiks natukene mõelda selle teemal, et kas seda Eesti metsa ja Eesti loodust, mis on meie hinges nii sügaval ja mis on eestlase jaoks nii oluline, kas on võimalik kuidagi seda kaasa võtta või taas luua, kui sa tegelikult elad võib-olla hoopis džungliga riigis või troopikas? No mulle meeldib see mõte ka, et mis eestlasi iseloomustab, et igal eestlasel peab olema kas oma lemmikmets või lemmikraba. Vaat see on selline hästi-hästi tähtis asi. Ja mina muidugi sellise kirgliku seenelisena lisaksin sinna juurde, et see, mis meid kõik iseloomustab, on oma seenekohtade varjamine. Nii et ainus asi, mis ma teile südamele panen, siin metsas ei ole seeni, uskuge mind. Aga ma nõustun sellega, et üks imeline asi, mis meid kõiki ühendab, ükskõik millises maailmapunktis me ei ole, on need mingisugused mälumaastikud. Või tõesti meenutades Fred Jüssi väga ilusat sõna, just hingemaastikud, et need on nii tähtsad meile. Ja võib-olla veel üks selline huvitav eripära mulle näib, et eestlased armastavad sageli käia just siis metsas, kui seal ei ole teisi inimesi. Aga võib-olla teised rahvad pigem ei lähe selle pärast metsa, et seal pole ju teisi inimesi. Et kui hakata vaatama, siis selliseid pisikesi, väikeseid erinevusi, mis meie hingemaastik iseloomustavad, neid on päris palju. Jaa. Ja kui me siia metsa tulime, siis on siin ju teadagi, praegu on see aeg, kus kõik linnud on oma laulukõrid lahti teinud ja kuulasime siin vinti. Metsvint tegi oma rõõmsat laulu siin. Nii et mets on kuidagi niisugune ka väga luuleline ja musikaalne keskkond. No me kõik teame, et mis eestlasi väga tugevalt seob, on just laul, just muusika, eriti koorilaul. Et kas võiks äkki õhku visata sellise mõtte, et äkki on siin mingi seos? Äkki on selle sügava looduse ja metsatunde ja selle muusikaarmastuse vahel mingi seos? Ja muidugi see võib-olla ongi üks selline salapõhjus ka, miks ma tahtsin siia istuma tulla, et teinekord, kui ma endale luban seda ilma eesmärgita istumist, vaatan neid imelisi panoraamseid vaateid siin männimetsas, siis
ma tahan ainult ühte asja, ma tahan kuulata, kuidas see puude ladvas kohiseb tuul. Ja jällegi üks selline huvitav eripära, et ma arvan, et enamik meist suudab silme ette manada, kuidas tuul kohiseb näiteks suure kaseladvas, mis on ka meie lapsepõlvepuu, sageli on kiik pandud just, eks ole, sellise suure kaseoksa külge. Või kuidas tuul puhub männiladvas või kuuseladvas või haavaladvas. Ja kui nad puude kohinad kõik kokku saavad, siis tõesti see on selline loomulik koorilaul. Ja nii huvi pärast ma kiikasin korra sõnastikku ja ise ka imestasin selle üle, et me võiks ju lihtsalt nagu öelda, et tuul puhub, aga ei. Mida eestlane ütleb? Tuul vihiseb, vuhiseb, tuhiseb, sihiseb, lõõtsub, lõõskab, lõõtsutab, huugab, ulub, undab, mühiseb, kohiseb, mühab, kohab, vilistab, huilgab, möörgab, luilab, lõhiseb, sahiseb, nahiseb, kahiseb, kohiseb, sihiseb, sohiseb, sähiseb, sosistab, uhkab, õhkab ja nii edasi. Millest minul nagu mõte liigub kohe sinna, et kuna me oleme kõik ju, meie esivanemad on mitte saunas sündinud, vaid veel kaugemad esivanemad on metsas sündinud, metsas kasvanud, lõpuks ka metsa maetud, siis ega silmadega ei ole võib-olla väga palju olnud seal metsas nagu peale hakata, aga kui sul on terav kõrv, see on tähtis. Ja sealt juba mõelda, eks ole, väike sammukene edasi sinna imeilusa koorilaulu juurde, mis meid kõik ühendab. Ma ei tea, kas see mõttekäik tundub liiga fantaasirikas? No, ta tundub väga inspireeriv igatahes. Aga see oli väga tore, et sa nüüd jõudsid sellest metsast kuidagi sellise elegantse pöördega selle sama keele teema juurde, eesti keele teema juurde, mis meil ju tegelikult on ka täna siin 1,5 tundi olnud arutelu all ja mis on üks minu lemmikteemasid, sellepärast, et mul on tunne, et eestlase seos oma keelega ei põhine sugugi mitte ainult sellel, et see on maailma kõige keerulisem keel, mida meile aeg-ajalt meeldib öelda. Minu meelest on eripärane hoopis see, kuidas eestlasele meeldib selle keelega tegelda, tema üle arutleda, tema üle ka muret tunda vahel, temaga mängida, temaga trikitada. See on see, mis on minu meelest väga eripärane ja mida ma ei ole väga palju teiste rahvaste juurest märganud ja sinagi oled ju keelemängur oma raamatutes. Ja igal juhul ma olen ütlemata tänulik kõikidele nendele inimestele, kes väljaspool Eestit ka seda imeilusat haldja keelt on alles hoidnud, et ma saan aru, kui raske see tegelikult on ja kui palju peab pingutama, aga ikkagi seda siin kodueestlasena on nii imeline nagu mõelda, et ükskõik kuhu sa ka ei lähe, tegelikult sa leiad sealt sadamas selle eestlase, kes kõneleb seda haldja keelt veel ikka edasi. Ja just nimelt, et võib-olla selline keelemängulisus, see keele omapärane ja väga ilus kõla, just seda peaksime rohkem rõhutama, mitte seda, et eesti keel on nii keeruline, et me ise ka ei saa sellega hakkama. Et selline keelemäng on kindlasti see, mis võib-olla sellist kirge nagu keele vastu minu meelest väga hästi edasi kannab. Ja olgu siis peale, et valisin ühe väikese keelemängulise luuletuse ka, et tegelikult ei olegi palju neid kordi, kus saab ju metsas nagu luulet lugeda. Et täna on see tore võimalus. Sõida tasa üle silla, aja hilja sillalla, muidu sillavaht ehmub ja lendabki sillalt alla. Silda mööda saab Vääna jõe suust üle õhne Ähijärveni. Silda mööda saab hobusega oivaliselt Oulusse. Silla all Vääna jõe suus hüüab Jaak Jõeröödi suveöö unenägu. Ema, Ellamaal allikad helisevad ja Alajõel õitsevad õunapuud. Õunapuud õitsevad Jüriöö ülestõusust jõululaupäevani. Ähijärve ääres on jäääär väga käänuline. Annaks aga ahjualuste ametiühing Aunapalu abajas amfiibidele armuaega. On öö. Ööbik ja öösorr sööstavad öötlasse öölasi sööma. Maakonna, keskkonna, osakonna, kihelkonna konnatiigis on pomm. Kas sa võid tõid, vana nõid? Kas võiste või vabrikust võib või ei või võtta veel veidike võid?
ärgu äigrumäe õmblejad enam ealeski ämmale ämbriga äiaku. Niigi on ilumäe ilma, ilmast ilma, ilusast ilmast ilma. Sõida tasa üle silla, sõida tasa üle silla. Ja isegi metsvint ei vait. Aitäh, Valdur!